Saab ühiskonda väga palju polariseerida, hirmutades neid näiteks sõnaga rohepööre, Viimast videot filmides hakkasin ma veidi muretsema, kas Hanahil on õigus, kas ma tõesti hirmutan inimesi, kasutades sõna rohepööre, sellesama kanali nimigi siin on ju rohepöörde kroonika. Kas see on halb mõte? Mida inimesed üldse mõtlevad rohepöördest? Ma olen pigem alati arvanud, et rohepööre on üsna selge sõna. Midagi suurt meie ümber peab muutuma, selleks et olla rohkem kooskõlas keskkonnaga. Eesti inimesi huvitab keskkond, mõni isegi leiab, et me oleme metsarahvas, aga ega ma tegelikult ei tea, mida inimesed mõtlevad. Ma arvan, et ma lähen korra tänavale, küsin mõne käest ja vaatan, mida nad vastavad. Rohepööre, no ikka tean. Midagi olen kuulnud, aga päris täpselt ei tea. Mina mõtestan rohepööret selliselt, et me suudame toimetada ühiskonnana selliselt, et me jääksime maakera taluvuspiiridesse. Rohelisem energia poole või midagi tahulist. Hirmu ja kallist elu. Senine elukorraldus pöörata siis selliseks keskkonnalähedasemaks või keskkonnasõbralikumaks, ütleme siis, kas on siis mis iganes nii-öelda elu valdkonnas. Ma toetan seda mõistlikkusse rohepöördele üleminekut mõistlikus tempos, et me sellega ei kahjusta oma majanduse konkurentsivõimet. Ei. Mingil määral ütleb nii, aga võttes need elektriautod muud, see ei ole rohepööre, et see on suht risti vastupidine. Mõistlikkuses osas kindlasti, et nagu iga asjaga saab ka rohepöördega võib-olla minna mingisugusesse äärmusesse, et mis siis nagu mõjutab sellist nagu tavainimese jaoks normaalset käitumist või mis on liiga kaugel sellest, milleks inimesed on nagu harjunud või hetkel võimelised minema, et selline liiga suur hüpe ei ole nagu kellelegi vastuvõetav. Okei, see ei teinud asja oluliselt selgemaks. Ma sain küll teada kahte asja. Esiteks seda, et tõesti inimeste arvamused rohepöördest on küllaltki eriilmelised ja laiali valguvad selles osas, mida nad sellest mõtlevad, kas see on hea või halb asi. Ja teiseks, mulle ei meeldi inimestega tänaval rääkida, eriti võõraste inimestega, küsida nende arvamust igasugustel imelikel teemadel ja seetõttu selle paari intervjuu põhjal mingeid üldisi järeldusi teha on üsna mõttetu. See on pigem asi, mida peaksid tegema professionaalid, antropoloogid, inimesed, kes on õppinud inimesi õppima. Ja õnneks aastal 2022 üks selline antropoloogiline uuring rohepöörde kohta Eestis tehti. Tule lähme küsime nende käest. Siin on muidugi ärk, aga see vist ei sega või segab. Ole siin ka, kurat, see on igal pool mingisugune. Okei, las ta olla. Enamus inimestest arvab, et rohepööre on hästi poliitiline mõiste. Vast mitte suure üllatusena, aga olulise siiski uue teadmisena oli see, et inimestele ei meeldi rohepööre. Neil assotsieerub see kohe esimese asjana millegi negatiivsega, millegi sellisega, mis justkui tuleb ja võtab nüüd midagi ära, mis muudab tohutult nende elu ja seda vaadatakse pigem ikkagi asjana, mida ei taheta. Ida-Virumaa inimesed räägivad alati põlevkivitööstusest, et see on nagu hästi sellise suure ja globaalse majandusliku mõjuga ja just nagu negatiivses mõttes, sest need tööstused pannakse kinni ja mõned sellised üksikud hästi noored inimesed, nad on väga keskkonnateadlikud, nemad mõistavad rohepööret kui sellist terviklikku kontseptsiooni, mis puudutab kõiki valdkondi, mis üldse nagu võibki ühiskonnas siis vaadelda, et mis puudutab rohepööret. Kui me nüüd nagu räägime hoopis nagu teises kontekstis, nagu rohepööre, kaks sõna, räägime elu paremaks muutumisest, elu keskkonnasõbralikumaks muutumisest, siis see on see asi, mida inimesed jällegi ühelt poolt tahavad kuulda või juba teevad ühel või teisel moel. Ja see minu jaoks oli see kõige olulisem ja üllatuslikum tulemus. Et sellised kõik igapäevased praktikad nagu prügi sorteerimine või isegi second hand poes käimine, see ei seosta rohepöördega. Paljud inimesed juba tegelikult täna teevad midagi positiivset keskkonna jaoks. Paljud inimesed mõtlevad, kuidas olla keskkonnale sõbralikum, kuidas olla energiasäästlikum, kuidas paremini sorteerida või lihtsalt vähem autot tarbida. Tegelikult inimesed tegelevad juba selle rohepööramisega, aga oluline ongi see, et kuidas me läheneme nende juurde selle jutuga. Need ootused on hästi suured, väga palju räägiti ikkagi nagu riigi ja tootjate vastutusest. Et see ei ole õiglane,
kui inimesed tunnevad üldse, tajuvad, et pannakse nende õlgade peale, et see on nagu nende vastutus, et nüüd me püüame keskkonnasäästlikumalt elada, aga inimestel puudub see valik, ta tuleb poodi ja võib-olla ta ei tahagi nagu midagi pakendis osta, aga tal põhimõtteliselt nagu ei ole seda valikut. Ta peabki need juurviljad või peterselja osta selles pakendis. Ja seal on juba 2 erinevat pakendit, mida sa pead sorteerima, et see hästi suur ebaõigluse tunne tegelikult. Inimesed tahaksid ühelt poolt kuulda, et nende soovidega arvestatakse, saadakse ka aru sellest, et missugused on nende väiksed mured ja kus kohas on nende vajakajäämised, selmet, et riik tuleb ja ütleb, et mismoodi tema peab käituma, mida peab tema tegema, aga endal on nii palju asja veel tegemata. Inimestel on selgelt soov näiteks panna endal katusele päiksepaneelid. Väga keeruline bürokraatiline protsess ühelt poolt, mis osadel inimestel käis üle jõu, või siis näiteks Saaremaa näitel lihtsalt võrgus puudus see vastuvõtt, et teha selline muutus. Teisalt täpselt samamoodi prügi käitlemine, et just kui me kõik täna käitleme prügi, aga paljudel siiski korteriühistustel ei ole veel pakendi prügikasti hoovil. Ja see oli näha, et selline väike asi tegelikult juba mõjutab inimesi prügi sorteerimisest, et mul ei ole seda võimalust, järelikult ma seda ka ei sorteeri. Enamuse inimeste jaoks loodus võrdub metsaga, aga mul oli 2 inimest, ma arvan, neid on üks saallanna ka, kes eesti keelt just rääkis, aga 2 vene keelt kõnelevat inimest mainis, et loodus nende jaoks on meri. Ja see on nagu minu jaoks nagu väga huvitav, nagu miks eestlased merest ei räägi kui loodusest, et see esimene asi, mis tuleb nende pähe, on see mets. Ja oligi üks nooruk Ida-Viirumaalt, kes rääkis sellest, et tema jaoks on see Narva jõe surant, on see koht, on see loodus, ja ta on nagu lugenud sellest, et meretase tõuseb, aga tema ei märka seda. Ja minu jaoks selline nagu hästi lokaalne näide, võib-olla ta ise nagu teadvustab, et ta ei märka seda ja sellepärast see nagu mõju on vähem, aga kuidagi just see tekitas nagu palju küsimusi tegelikult minus. Eristus generatsioonide vaheline suhtumine sellesse rohepöördesse või üldse mingitesse suurtesse muutustesse. Kui noored, sellised alla 30-aastased, no isegi võiks öelda alla 25-aastased, pigem on igasuguste selliste muutustega vägagi nõus ja nad näevad selgelt selle vajadust. Nõustuvad, et kliimamuutus on suur probleem, meil oleme kliimakriisis ja midagi peab siin muutma. Ja siis teises otsas see vanem generatsioon, juba pensioniealised või kohe pensioniealiseks saavad inimesed, et ühelt poolt nad on nõus sellega, et seda muutust on vaja, nad selgelt näevad mingeid negatiivseid nähtusi juba ka keskkonnas, aga nad ütlevad ka, et me oleme näinud nagu eluea jooksul nii palju erinevaid muutusi siin, et see võib olla kas siis ajutine, see ei ole tegelikult mõjuv ja ollakse pigem natukene ettevaatlikud. Ja siis on selline enesekindel keskealine grupp, kes selgelt just arvab, et tema teab, kuidas asjad on. Tihti need teadmised toetuvad väärarusaamadele. Siin näide oli, et kus siis inimene loetles numbriliselt ette, kui palju mingeid loomi meil Eesti looduses on, mis faktiliselt ei ole täpne, aga selline enesekindlus iseloomustas väga hästi keskealist Eesti elanikku, kes pigem oli just negatiivselt suhtuv sellesse protsessi, negatiivselt suhtuv rohepöördesse ja samal ajal ka eneseteadlik, et mis siis peaks tegema või mis on siin valesti. Selle antropoloogilise uuringuga on üks huvitav asi veel. Nimelt ei jäädud ainult uuringu juurde, vaid selle põhjal loodi terve tööriistakast, mis aitab mõtestada, kuidas üldse muuta inimeste käitumist keskkonnasõbralikumaks, ükskõik kas siis mingis organisatsioonis, linnas või riigis. Ja see on teile kõigile kättesaadav. Igaüks saab selle oma arvutist lahti võtta ja kasutada. Uurime ka selle kohta. Antropoloogilise uuringu järgselt oli siis eesmärk, et me vaatame, mida on mujal maailmas tehtud, kogume kokku siis erinevad head praktikad, siis erinevate käitumiste lõikes, räägime ekspertidega, ajuründame nendega koos neid erinevaid käitumisi, et mis on siis võimalused, kuidas inimeste käitumist kestliku käitumise puhul muuta ja lõpuks siis kõik see kokku pannes moodustaski tööriistakasti. Seal tööriistakastis kõigepealt on üks mudel, milles on välja toodud 4 erinevat strateegiat, mille abil on siis võimalik mõjutada mõnda tegurit
mis on seotud konkreetse käitumisega. Ja need 4 strateegiat on lihtsustamine, eeskujustamine, ajendamine ja arendamine. Ja selles tööriistakastis on siis kõikide käitumiste, mis me oleme välja toonud, nende puhul on kõigi 4 strateegia erinevad lahendused välja pakutud, nii siis mujalt maailmast kui ka erinevaid kodumaiseid ideid juurde lisatud. Seal on infot siis 7 erineva käitumise kohta, mida me selles rohepöörde projektis käsitlesime, et me vaatame seal toidu raiskamist ehk siis mis on need erinevad viisid, kuidas toidu raiskamist vähendada, kuidas suurendada liikuvust, kuidas vähendada liha tarbimist, kuidas näiteks vähendada elektrienergia tarbimist. Me räägime vähendamisest, et me ei lähe 0-100-ni, et me ei eelda seda, et näiteks just liha tarbimise puhul see on väga aktuaalne teema, et me ei eelda, et kui mingisuguse lahendusi välja mõelda, et see peab kindlasti olema, et täna ma tarbin liha ja homme ma ei tarbi enam üldse, samm-samm haaval. Vähendamine on selles mõttes parem lähenemine. See kõik jätab mind ikkagi küsimuse juurde, kas selle kanali nimi Rohepöörde kroonika on halb, kas see sõna rohepööre on nii toksiline, et inimene ei kuulegi kroonikat, vaid juba see rohepööre ajab teda nii vihale või vastupidi nii elevile, et kõik muu ei olegi enam oluline ja ma ausalt ei tea. Mida teie arvate, kas selle kanali nimi võiks olla midagi muud ja kui siis milline? Igatahes ükskõik mis nime all, kohtume järgmine kord.